Nüüd järgmised 2 projekti, mida tutvustan üheskoos, on siis mõlemad seotud teadmiste testimisega veebipõhiselt. Ja need on siis 2 keskkonda sarnaste nimedega TATS ja PETS. TATS on siis testide autorsüsteem ehk testi küsimuste koostamise vahend ja PETS on siis testide sooritamise keskkond. Natuke lähemalt siis kõigepealt üldine taust. Teadmise testimine arvutite abil on pea sama vana kui üldse arvutitehnika valdkond ise ja arvutite kasutamine õpetamisel. Üks esimesi rakendusi oligi arvutite abil teha valikvastusega teste. Ja esimesed katsetused Eestis toimusid 90. aastatel, 98. valmis siis Tartu Ülikoolis Tiigrite toel suht põhjalik testimissüsteem Upstest. See ei olnud veebipõhine, see oli siis selline, mis oli arvutisse installeerida. Ja 100 õpetajad kasutasid seda ja tõesti 1000 kontrolltööd valmisid selles Upstest keskkonnas. Paraku oli see tõsine probleem, veebipõhist versiooni Upstestist ei valminudki ja seda süsteemi ettevalmistades ei olnud veel isegi olemas mingid rahvusvahelisi standardid, millest lähtuda niimoodi, et see Upstesti abil loodud testi küsimused oleks eksporditavad mingisse teise keskkonda ja nad ei jääks sinna sellesse keskkonda kinni, nii nagu nüüd juhtus. Paraku Upstest oli kasutatav üldjuhul ainult sellises konfiguratsioonis, et pidi olema kohtvõrgu serveris NT4 operatsioonisüsteemiga arvuti ja ma olen kuulnud, et hiljem on osadel õnnestunud seda uuematel platvormidel tööle panna, aga üldjuhul uuemate platvormidel nii väga mugavalt ei tööta ja seetõttu kogu see sisu, need testi küsimused testiti, et sinna platvormi lõttu nagu sinna vanasse aega kinni ja neid uutes keskkondades, mis ka pakkusid testide sooritamise võimalust, enam ei saanud kasutada. Meie enda kogemus Haridustehnoloogia Keskuses veebipõhise testimisega tuli siis seoses e-õppekeskkonna IVA arendamisega, kuhu me meie oma õppejõudude survel üldiselt väga niimoodi rõõmsal meelel lõime siis selle testimootoriga. Meie arvates see oleks üldiselt vabalt välja jääda, kuna inimesed, kes tahtvad seda konniti kasutada, siis me selle tegime. Aga selle käigus me õppisime päris palju testimise standarditest ja me tegime IVA niimoodi, et sealt IVA abil loodud testi oli võimalik välja viia ja teise keskkonda ümber kantida ja seal kasutada. Ja see standard, mida me siis järgisime, on välja töötatud sellise konsortsiumi poolt nagu IMS, see on kõige mõjukam standardiseerida tehnoloogia uuendaja e-õppe valdkonnas, mida ma ilmselt sinna kuuluvad kõik suured tegijad, kõik Ameerika suured tähtsad ülikoolid ja Microsoft ja Oracle ja nii edasi. Ja siis ka suuremad kirjastused, kellel on olemas sisu, ja testide sisu ja õpikute juurde, nii kõrgkooli kui kutsehariduse või üldhariduse tasandil. Ja nemad ei loogi vastavalt standardid, sest standardid muutub asi siis, kui rahvusvaheline standardimise organisatsioon ISO on seal ära kinnitanud, aga nad loovad eelstandardid, mis mõnikord sellest piisab, kujuneb de facto standardiks. Täpselt see ongi juhtunud siis nende testimisalase spetsifikatsiooniga, mille nime on IMS QTI, Question and Test Interoperability, küsimuste ja testide koosvõime spetsifikatsioon. Ja kui me seda järgime, siis me võime kindlad olla, et enamik e-õppe rakendustest maailmas, nii kommerts- või vabavaralised, et need on võimelised siis importima meie vahendite abil loodud teste. Probleem oli selles, et siin standard on paar aastat tagasi uuenenud radikaalselt ja enamik platvorme toetab veel seda vana standardit ja meie tahtsime nüüd luua sellise keskkonna, mille abil on võimalik siis standardi uuele versioonile vastavaid teste koostada. Ja nii siis tekkis idee TATS-u loomiseks. TATS valmis siis 2007 aastal Interreg-projekti ICT CERT raames. See oli tegelikult projekt, mille kaudu me üritasime ühtlustada telekommunikatsioonitehnikute kutseõpet ja täiendõpet, õppekavasid ja õppematerjale Eestis ja Soomes.
ja siis sinna juurde siis võime siis selle testimiskeskkonna ja see on põhimõtteliselt loodud selleks, et testi küsimusi koostada, aga võimaldab kokku panna nendes küsimustes ka teste ja võimaldab väga piiratud moel ka läbi viia teste, aga seal oli meil üheks kindlaks nõudeks, et sellesse keskkonda õpilane oma kontot ei tekita. See tähendab, õpilane saab ainult e-maili teel lingi, mille peal klõpsates ta pääseb ühe korra sinna selle testile ligi. See link on igal õpilasel unikaalne, see näeb üks õpilane teise, et seda ära teha ei saa, kui ta just oma postkasti seda ei lase. Ja selleks, et teha nüüd Tatsu abil loodud testi küsimustes selliseid võimsumaid teste, näiteks riiklike tasemetöid riikliku eksamikvalifikatsiooni keskuses või arvutikasutaja oskustunnistuse teste, et selleks oli vaja palju põhjalikumat süsteemi ja selle tellis nüüd Tiigrihüppe ja nii sündis PETS eelmisel aastal, tegelikult on veel lõplikult vastu võtmata, niimoodi viimased silumised sai nüüd ära tehtud, et põhimõtteliselt ma arvan, et seda me ka esitame 12. juuni lauluväljakus täiesti valmis asja, kuigi meie poolest on teinud praegu valmis. Nii et mõlema autoriks oli eelkõige Aili Madisson ja see meie lõhtiprogrammeerija Mahu Rebas aitas teda ka, aga Aili kaitses nende kahe süsteemi põhjal oma bakalaureuse eelmisel aastal väga edukalt. Ja põhimõte on siis selline, et Tatsu abil koostatakse testi küsimused, et salvestatakse meie õpiobjektide andmebaasis nimega Varamu. PETS otsib Varamust neid küsimusi aine, teema, raskusastme, keele ja ma ei tea veel 10 karakteristikute järgi. Põhimõtteliselt on isegi see stsenaarium võimalik, et PETS koostab automaatselt igale õpilasele oma unikaalse testiversiooni. Meil ei ole mitte ainult A ja B rida, vaid meil on versioone testist nii palju, kui meil on õpilasi. Aga see on põhimõtteliselt võimalik, see hetkel veel realiseeritud ei ole, kuna selle järgi teenimust ei olnud. Ja siis siin on näha ka küsimuste tüübid, mitmik valik, leia paari, lünk tekst, siis vabavastusega teksti küsimus, siis on hotspoti määramine näiteks kaardi peal, näite, kus asub Viljandi, siis on protsenti ülesanne ja tegelikult see on veel terve hulk standardkirjeldust 22, vist Vagiinil oskab täpsemalt öelda. Mitu nüüd küsimuse tüüp oli üle 20. Jah, üle 20. Ja TATS asub aadressil siis aiteopetaja.ee/TATS. PETS asub aadressil aiteopetaja.ee/PETS/var, see on siis Varamuga sidumise tõttu, et meil on ka selline PETS, mis on Varamuga sidumata. Ja siis PETS-i registreerunud kasutaja saab endale siis rolli, et kas ta on siis õpilane, õpetaja või hindaja. Ja nüüd PETS-i abil võetakse siis Varamust need testi küsimused, pannakse neist kokku test ja õigemini ei panda testi kokku, et pannakse kokku asi, mida me nimetame küsimustikuks. Selle sama küsimustiku baasil saab siis teha kas lihtsalt nagu uuringu küsitluse, saab teha eksami, proovieksami või enesekontrolli testi. Ja igaühel on siis iselaadi töövood või isemoodi lõpud, et eksam näiteks lõpeb tunnistuse väljatrükkimisega selle sama süsteemi poolt. Nii et ma ei jõua sellest pikemalt rääkida, see on natuke keerulise võitu süsteem, aga te võite ise oma käe peal katsetada seda. Ja idee oli meil just see, et demonstreerida sellist tänapäevast lähenemist arvutitarkvara arhitektuurile, just ei ehitata enam ühtseid tervikuid monoliitseid süsteeme, vaid meil on iga väiksema funktsionaalsuse jaoks selline oma tarkvaralahendus, selline suhteliselt väike, aga ta suhtleb teiste tarkvaralahendustega. Nii nagu meil, eks ole, TATS suhtleb Varamuga, Varamu suhtleb PETS-iga ja omakorda PETS-i asemel ma võin hoopis näiteks Ivasse võtta need testiküsimused seal või Websit5-se või Moodisse testide läbiviimiseks. Olete oodatud ise oma käega katsetama, kui kellelgi on huvi nende vastu, siis siin klaveri peal on meil meie põhiliste projektide kohta sellised A4 infolehed, et võtke näppu, uurige lähemalt, seal on kõik veebiaadressid küljes. Nii, aitäh!